Tervist, et mina olen Allar Laaneleht Justiits- ja Digiministeeriumist, siis ma tutvustan ühte pilootprojekti või siis prototüübi loomist, milleks on hankelooja. Ja hankeloojad, et miks me sellist asja üldse tegime, et tegelikult sellise moraalse alguse sai see projekt siis, kui toona siis veel digiarengu osakond, tänast digiosakond oli teise ministeeriumi all, ehk siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Ja tavaline praktika tihtipeale oli selline, et sisuinimesed, kes on muidu muud spetsialistid, projektijuhid ja nii edasi, pidid koostama ise hankedokumente tihtipeale ja see võttis neil kaua aega. Ja siis need koostajad ei olnud tegelikult spetsialiseerunud hangete koostamise peale. Ehk siis kaua aega, tuli sisse vigu, võib-olla jäeti mingisuguseid olulisi detaile üldse hankesse lisamata. Ja protsess oli vaevaline, eriti ka veel näiteks siis õigusosakonnale või hankespetsialistidele, kes pidid kõike seda, mis kokku kirjutati, lõpuks siis kontrollima ja tagasisidestama ja edasi-tagasi põrgatama. Ehk siis tekkis selline mõte, et nendele, kelle igapäevatöö ei ole hangete koostamine, kuid kes seda peavad 2-3 korda aastas tegema, saaksid endale sellise abilise, kes siis neid toetab. Kellele ma tegelikult selles mõttes vastasin juba ära ka, aga ühelt poolt siis need hankespetsialistid ja õigusosakonna inimesed ja teiselt poolt ikkagi eelkõige need inimesed, kes ise peavad neid dokumente koostama, et see oleks neil lihtsam. Ja ütleme nii, et kui ongi 2-3 korda aastas sellise hanke koostamine, see tähendab ikkagi seda, et iga kord tuleb nullist hakata uuesti hankekorda läbi lugema, reeglitega tutvuma ja uuesti seda protsessi õppima, ehk siis see ettevalmistus samuti võtab aega. Eesmärk ja võtan siin ka võib-olla selle skoobi määramise, et me võtsime eesmärgiks, et hangete koostamine ehk siis väikeostude nii-öelda hankedokumendi koostamise aeg väheneks keskmiselt selline 70%, mis tundub nagu päris palju, aga samas täiesti tehtav, arvestades seda, kui palju selliste mingite taustategevuste peale muidu aega kulus. Ja korraks päeva peale üks selline friisimine ka, et ainult arvuti ei friisi. Aga teine nagu eesmärk oli see, et kuna tihtipeale hangete koostamisel võeti aluseks varasemad hanked, võeti midagi sarnast, hakati seda enda nii-öelda vajadustel kohaselt mudima, siis see nagu vorm kippus minema segaseks, ehk siis see vorm ei olnud ühtlane ja standardne. Ja samuti siis töötajate selline nagu rahulolu tõstmine, et kui hanke koostamine ei ole sinu igapäevatöö, see ei ole see, milleks sa oled nagu spetsialiseerunud, see ei ole see, mida sa tahaksid teha, siis see on üks igavesti tüütu ülesanne, ehk siis saada see kiiresti eest ära ja minna edasi oma projektiga. Kuidas me seda tegime? Võtsime treeningu andmestikuks 300 varasemat hankedokumenti. Alguses võtsime samamoodi väikeostude dokumendid, aga kuhu me jooksime peaga kohe vastu seina, oli see, et nagu ma mainisin, siis väikeostude hankedokumentide kvaliteet oli jube kõikuv. Ehk siis see võis olla väga põhjalik, see võis olla väga nagu korralik dokument ja samas see võis olla täiesti selline vabas vormis kirjutatud e-mail, kus küsiti 3 pakkumist. Ehk siis sellest tulenevalt võtsime endale treeningu andmestikuks 300 dokumenti, erinevad kategooriad, valisime teenused, näiteks arendusteenus, näiteks tõlketeenus, näiteks ürituste korraldus, sellised asjad, millega me tihtilugu kokku puutusime. Ning nende põhjal siis lõime sellise hanke loomise tööriista ja siin on näha, milline see prototüüp välja näeb. Ehk siis esimene vaade on selline, mida te korraks nägite, aga see on lihtsalt selline täida väljad ja kõrvale ilmub eelvaade. Küll aga kui me läheme edasi, siis tehisaru tuleb mängu siis, kui promptide abil koostatakse 3 sellise alamkategooria või siis 3 punkti
sisu. Selleks on siis pakkumusele ja pakkujale kehtestatavad nõuded, pakkumuste hindamine, taustatöö, tellitava töö kirjeldus või siis tehniline kirjeldus. Ning promptimise abil siis luuakse varasemate hangete pinnalt nendele peatükkidele sisu. Taust on eraldi nähtav, ehk siis, et oleks võimalik eristada, mis on nii-öelda kusagilt vormist tulenev, mis on siis see osa, mida on koostanud tehisintellekt. Seda on võimalik siis edaspidi redigeerida, uuesti prompti sisestada, uuesti promptida ning ka manuaalselt muuta. Ehk siis nagu eesmärk on see, mitte et ta nagu selle dokumendi teie eest ära koostaks, vaid eesmärk on selles, et see hankedokument looks sellise põhja, kus on nagu mingisugused põhilised punktid olemas vastavalt sellele, mida teil vaja läheb. Kõige selle tulemusena koostatakse siis docx formaadis põhimõtteliselt Wordi fail, mida saab siis jälle taas niimoodi vastavalt mudida nagu vaja on. Kohe tulevad automaatselt juurde erinevad lisad, antud juhul jäi siia ette näha ühispakkujate volikiri ning ongi dokument olemas, millega saab juba edasi töötada. Mis edasi? Kui me räägime nagu sellisest piloodi läbiviimisest, siis selline avaliku sektori üks murekohti, mida ma olen näinud kõrvalt, on see, et jah, me viime piloodi läbi, aga mis jääb edasi? Kes saab selle toote omanikuks, kui on järgmine samm? Ehk siis see projektijuht, kes viib läbi mingisugust pilootprojekti, ei saa hakata ise toote omanikuks, sest et siis me võtamegi projektijuht tööle ja varsti meil ainult toote omanikud. Ehk siis küsimus sellest, et kas sellist, kui see teenus ennast tõestab või see platvorm ennast tõestab, et kas see peaks olema näiteks riigi IT-maja või hoopis kusagil erasektori kätes sellise teenuse pakkumine. Praegu on siis see prototüüp valminud ja me paneme paika järgmise kuu jooksul algavat sellist testperioodi, kus siis me kaasame nii need inimesed, kes need hanked peavad koostama, kui ka siis see teine ehk siis spetsialistide pool, kes hindavad, et kas see väljund, mida see tööriist toodab, üldse vastab nagu mingisugustele nõudmistele ja on sellise kvaliteediga, mis on rahuldav. Ning selle käigus siis toimub ka selline juba sisendi kogumine ehk siis jätkuarenduse planeerimine, juhuks kui me valideerime ära, et jah, sellel projektil on potentsiaali. Ning kui see jätkuarendus on tehtud, siis on tootestamine ja võimalikult paljudesse kätesse kasutusele, kes sellest nagu kasu võivad saada. Pilootprojekti raames jälle antud juhul, kuidas me lähenesime, oli see, et meil tekkis probleem ja lahenduse ja prototüübi loomiseks me kaasasime valikuliselt selline 5-6 inimest ja hoidsime selle inimeste ringi suhteliselt kitsa. Ehk siis me panime sellise kitsama ringiga paika selle, mida me tahame teha ja panime selle piloodi kohe käima, et me tegelikult saime tänu sellele 3 kuuga loodud sellise prototüübi. Kui me oleksime hakanud poolt avalikku sektorit kaasama, siis tegelikult me täna veel koguksime seda sisendit. Nüüd on meil olemas mingisugune näide, mille põhjal jätkuarendusi planeerida. Ehk siis selliste pisikeste pilootide läbiviimisel võib-olla ongi mõistlik mitte seda kaasatavate inimeste hulka liiga suureks ajada. Teha midagi ära ning siis vaadata edasi, kas selline asi õigustab ennast või mitte. Siis ongi pokkimise ja pilootimise selline põhimõte. Ja siit siis aitäh, ehk siis selline põgus tutvustus hankeloojast. Ja aitäh ja mõned küsimused on ka tulnud siin. 2 küsimust on ühte liigitatav, et kuidas saaks hankeloojad proovida ja et keegi ütleb ka, et oleks huvitatud osalema piloottestimises. Kas see ka on võimalik? Suure tõenäosusega see on võimalik ja siit küll kadus ära, aga allar.laaneleht@justdigi.ee on see aadress, mille peale tasub kirjutada, kui selline soov on. Et nii pilootimiseks kui ka siis võida saab hakata kasutama juba või? Ütleme, kui teda päriselt saab hakata kasutama, ütleme, täna on selles mõttes ta tegelikult teatud piiris on kasutatav,
Seal lihtsalt ongi see, et see iseenese kontroll peab olema nagu veel tugevam, ehk siis mingi teatav pädevus peab olema selleks, et sellist tööriista kasutada. Ehk siis see tööriist ei hakka suure tõenäosusega kunagi olema selline, et ma ütlen, et ma tahan 100 inimesele korraldada konverentsi Tallinnas ja tee mulle kõik ära. Küll aga on see selline, et see inimene, kes oleks muidu ka võimeline seda hanget koostama, saab endale väga nagu sellise laiema põhja juba ette. Ehk siis see on selline ikkagi nagu toetav tööriist. No siin on selline mõtisklus, et kui AI teeb hanket, pakkujad teevad AI-ga pakkumisi, AI pärast ilmselt hindab hanget, et kas kuidagi võiks need vahesammud äkki ära jätta ja lasta AI-del omavahel lihtsalt otse suhelda ja muul poel see protsess lühemaks teha? No ma arvan, et see küsimus täna ei ole enam hangete kontekstis nagu asjakohane, et siin me räägime põhimõtteliselt kõikidest tegevustest, et kui ongi ühelt poolt keegi ütleb midagi, küsib midagi, genereerib küsimusi AI-ga või tehisaruga ja vastuseid samamoodi koostatakse tehisaruga, et mis seal nagu tegelikult vahet on, et see on selline üldine põhimõtteline küsimus pigem. Aga no selles konkreetses lõigus? Selles konkreetses lõigus on oluline see, et see tööriist on toetav, ehk siis ta aitab koguda kokku need varasemad praktikad, need varasemad viited nagu nendele dokumentidele, mis on olnud kvaliteetsed, mis on olnud kontrollitud, ehk siis ütleme nii, et kui tehisaru võtab nendest vanadest dokumentidest selle sisu natukene täpsemini nagu kokku ja genereerib sellest dokumendi versus see, et inimene võtab lihtsalt ise mingi suvalise vana hanke, vaatab, et käib küll ja hakkab seda modifitseerima. Ma ei tea, kas see on nagu väga suurt vahet. No ja siis seesama küsija on tegelikult veel täiendanud seda küsimust või öelnud, et vähemalt, et see ei käiks selle kaudu, et me neid doc-X-e kogu aeg liigutame ühelt AI-lt teisele AI-le. No, ilus oleks, aga nagu ütleme nii, et selline automatiseerimise poole igas tegevuses, ütleme, see on selles mõttes hea näide sellisest küllaltki ajamahukast korduvast tegevusest, mida on võimalik automatiseerida. Ja siis küsimus selle kohta, et kuidas te seda hankeloojat siis treenisite ja selle arendasite, et kas hankega või on see teie maja sees olev pädevus? Seda me hankisime väljast, et meil oli väline partner selleks, see arendaja meie puhul oli siis Nortal, kellega koostöös me seda tegime. Ehk siis meie poolt oli tellimus ja koostöö siis välise partneriga, kes selle valmis tegi, et ei teinud ise seda maja sees selles mõttes. Ja kui on sellised võimalused, kas saaks siis hankeprotsessi ennast lihtsustada? Ikkagi sama küsimus. See on nüüd küsimus. Mina olen siin see nii-öelda tehisaru projektijuhi rollis, et see, et kas hankeprotsessi saab lihtsustada, et me ilmselt ise seda sooviks, kas see on võimalik, kas seda saab, see on küsimus juba natuke teistele inimestele. Ja viimaks, et kuivõrd on turvalisus tagatud või kui palju on seal neid tundlikke materjale, mida hangetes kasutatakse? Ei ole, selles mõttes, et tundlikke materjale, selles mõttes, et nendest hankedokumentidest varasematest võeti välja isikuandmed, ehk siis neid seal ei ole. Ja hankedokumendid iseenesest olid avalikult, nii-öelda avaandmetena avalikud dokumendid. Ja hankedokument ise on ka ju, ütleme niimoodi, et see on nagu selline dokument, mida koostatakse suures pildis avalikustamise eesmärgil. Et ma arvan, et kui me kaitseväele hangiksime, ma ei tea, mingid luureseadmeid, siis see võib-olla ei liigituks selle kasutusloo alla, aga et kui me ostame ma ei tea, rendime mingisugusel põhjusel ruume, siis see võib-olla ei ole nagu selline protsess, kus andmete tundlikkus nagu nii kõrgele läheks. Suurepärane. Allan, suur aitäh ja me kohtume sinuga õige pea tegelikult siin laval lõpuminutitel veel. Aitäh!